Toyota kogemus maasturitega ulatub juba mitmete aastakümnete taha, kuid alles 1994. aastal jõuti kompaktse RAV4-ni, mis oli selline pisikene, armas, ümmargune muna. 6 aastat hiljem, 2000. aastal toodi turule selle teine põlvkond, mis oli juba oluliselt macholikum. Kuid alles 2006 võeti kätte ja tehti autos niisugune üsnagi sõiduautolik, näeb päris hea välja ja oli üsna korralike dünaamiliste omadustega. Kuid tegelikult on kompaktsete linnamaasturite klass ainukene praegu autonduses, mis suudab mingit kasvunumbreid näidata, siis nüüd uus, meie tänane proovisõidu saatekülaline on RAV4 4. põlvkond ja me lähemegi uurime, kui hea ta välja näeb ja kui hästi sõidetav ta on. RAV4 on Toyota jaoks tegelikult väga tähtis mudel. Neid seni on müüdud üle maailma 4,5 miljonit ja neist Euroopas 1,2 miljonit. Uue auto juures me näeme juba neid samu disaininõkse, mida on viimastelt Toyotadelt meile demotud, ehk siis hästi vahva agressiivne ninaosa ja samas ka üsna korralikult välja kukkunud tagaosa. Kuigi ka 3. põlvkond oli tegelikult välja kukkunud päris hästi, siis uue puhul taheti muuta see veel emotsionaalsemaks, dünaamilisemaks, mugavamaks ja sõidetavamaks. Uus on kogu sisedisain. Näeb välja kaasaegne ja agressiivne, kuid palju on ikka veel kõva plastikut. Siiski, ilmunud on juba nahka ning tepitud rool mõjub ääretult sportlikuna. Varustusse lisandus terve rida elektroonikat. Olemas on reast lahkumishoiatus, suur tagurduskaamera, 2-tsooniline kliimaseade ja navigatsioon. Kui tavaliselt on võimalik multimeediasüsteemi upgrade'ida kuni Touch & Go Plusini, siis antud juhul on saadaval uus level Touch & Go Pro. Disaini iseloomustab selline praktiline ratsionaalsus. Palju on panipaiku, taskuid, topsihoidjaid, aga see kõik on vormistatud sellises mõnusas kaasaegses võtmes. Pagagaasiruumi juures on peamiseks erinevuseks mitte enam küljele, vaid üles avanev luuk, mis kõrgemates varustusastmetes käib elektrijõul. RAV4 positsioneeritakse kui autot aktiivse ellusuhtumisega peredele, kellele muudest variantidest hakkab juba väheseks jääma. Märkigem veel ära, et kuigi teljevahe on 2660 millimeetrit, siis pöörde diameeter on kõigest 10,6 meetrit. Eestis pakutakse 2 mootorit. See on 2-liitrine bensiinimootor ja 2,2 diisel. Mõlemad on ümmarguselt 150 hobujõudu. Käigukastidest on olemas manuaal ja variaator. Ma ütleksin, et manuaalkastiga auto on üsnagi ergas ja äkiline, variaator on just selline, nagu variaatorid tavaliselt on. Eelhäälestatud sõidurežiime on 3. Ühes äärmuses on siis öko, mis tagab kõige ökonoomsema liikumise ja teises äärmuses on sport. Sportrežiimi eripäraks on see, et olenevalt auto liikumisest jagatakse pöördemomenti esimese ja tagumise silla vahel erinevad. Muutuvad ka vedrustuse ja roolisüsteemi seaded. RAV4 on üsna turvaline, kuigi praeguseks hetkeks ametlike crash-testide tulemusi välja ei ole veel kuulutatud, siis auto esitlusel öeldi, et suure tõenäosusega saab masin siiski 5 tärni, kui niimoodi välja öeldakse, siis ju siis see nii ongi. Turvasüsteemidest kuulub siin varustusse 7 turvapatja, pimenurgaandur, sõidureast lahkumise hoiatus ning tulede automaatne lülitus, ehk siis kui väljas läheb pimedaks, siis teil ei ole vaja nuppe täiendavalt vajutada, vaid lähituled lähevad ise põlema. Kui me räägime Toyotadest, siis alati on üks küsimustest see, et millal tuleb hübriidmootoriga versioon. Meie pressikonverentsil paraku sellest ei räägitud ja öeldi, et vähemalt praegu siukest plaanis ei ole.
Kui nüüd rääkida sõiduomadustest, siis siledal asfaldil ei ole autole absoluutselt mitte midagi ette heita. Sõit on sujuv, kalded kurvides on väikesed, väike hüppe maastikul, sihukesele kergele maastikule. Tuli auto ääretult hästi toime. Muidugi kiirused ei olnud suured, aga siiski auto sai väga hästi hakkama. Egas siis muud, kui kõik tormakem uut RAV4 ostma, sest nagu ütleb uus Tallinna vanasõna, ega hea asfalt maas ei vedele. Aga meie näeme teiega järgmises saates, seniks nägemist!